Tallinn tähistas aastal 2011 kultuuri pealinnaks olemist ja midagi sellest särast ulatus ka Jätskaareni. Varjund oli festivalil seekord teistsugune. Festival algas punktiga. Džässisaadik oli saksofonist Dave Liebman ja Richard Bona mängis oma 3. kontserdi Jätskaarel. Jätskaare leedist Anne Ermist kirjutati raamat ja linnaruumi projekt läks põlema. Tülitati inimesi tänaval ja lõbustati lapsi, kuulati jäälõhkujat ning india rütme. Oli vahva. Jätskaar 2011. Toimumisaeg 20–30 aprill. 40 kontserti Tallinnas, 22 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 11 esinemispaigas. Esineb 40 koosseisu, 155 muusikut, 13 riigist. Kuulajaid oli 14 000. Tallinn 2011, kultuuri pealinn. Siin oli nagu tihedasti koostööd Jätsliiduga, et selle koostöö nime all sai nagu natukene enam toetust. Eesti Päevaleht annab ülevaate festivalist. Jätskaar 2011 on laiapõhjaline festival, kust leiab muusikat päris popist etno- ja avangardini. Nüüd meil siis veel oli siin midagi. David Liebman, Jazz Orchestra, Turlina, see bänd, mida see Peter, kellel oli see ainul pakkus, see osutus natukene mõttetuks. Siis Maira Andrade oli väga tore pehme maailmamuusika. See oli ka väga armas, kuidas nad seal lõpuks kahekesi koos nagu laval laulsid, see Bona ja Andrade, et üks lugu sealt kuskilt tuli koos. Ja siis samal ajal siis toimus ka see Eesti Jazzi Showcase seal Kraalis üleval ja all. Ja no mõnigi jäi neile ikkagi silma. Et ma usun, et sest oli kasu Eesti Jazzile, et siin on paljud käinud. Linnaleht tsiteerib saksofonist Siim Aimlat. Jätskaare võlu on loomulikult eelkõige selles, et suur hulk väga häid muusikuid tuleb Eestisse kokku ja lühikese aja jooksul on võimalik kontsentreeritult kuulata palju head muusikat. Lisaks innustab see koduseid muusikuid midagi uut välja mõtlema, sest festivali publik on ju palju laiem kui tavaline džässipublik. Kui olla punktuaalselt täpne, siis algas Jätskaar seekord punktiga. Nimelt toimus Jätskaare raames veel üks väike norrakate minifestival Punkt, mille eesotsas oli Norra remikside guru Jan Bang. See Punkt festival, mis kahjuks nagu kohaliku rahva seas ei osutunud populaarseks, ikkagi nagu elitaarne ja kindlasti oli seal väga toredaid momente, aga me ei tea, kus mulle tundus, et need remiksid nagu mingisuguseid erilisi üllatusi valmistanud, aga see tulenes Madri vaimustusest. Ajakiri Muusika tõmbab joone, Jätskaar ja Punkt. Tugeva kuraatorijoonega festival Punkt klapib oma eesmärkidelt hästi siinse võõrustaja festivali Jätskaarega. Mõlema eesmärk on laiendada džässi piire ja publikut. Klassikaraadio oli Jätskaare avaüritust saatnud vaatlema tõsise muusikakriitiku. Tema andis saates heliga ja hiljem kuulajal ülevaate sellest, mida ta seal nägi ja kuulis. Kõigepealt selgitas ta ära, mille poolest see hüüumärgiga Punkt on teistsugune. Asja põhimõte on selles, et kui ühes saalis kõlab kontsert elava muusikaga, siis see salvestatakse ja teises saalis saab publik kohe, ilma vaheajata, kuulata eelmise kontserti elektroonilist remiksi. Norrakad on niisugust eksperimenti viljanud juba mitu aastat.
Kolmapäeval Mustpeade majas nägi see punktüritus välja niimoodi. Valges saalis esines kõigepealt Segakoor Noorus Raul Talmari dirigeerimisel ja siis Olavi saalis tegi norrakate meeskond sellest elektroonilise remixi. Seejärel esines Valges saalis ansambel U ja Olavi saalis toimus jälle nende esinemise remix. Kusjuures see remiximine polnud sugugi mingi tavaline DJ töö. 3 suure puldi taga töötasid 3 meest ning lisaks nendele oli ka live esinejaid trompeti, elektrikitarri ja naisvokalisti näol. Mõistagi oli ka nende soundi elektrooniliselt töödatud. Tegelikult olid ju väga head esinejad, Arve Hendriksen, Emin Tarset, Sitsel Endresen, mida sa oskad veel tahta, aga väga keeruline oli. Ma tean, et seal mingi Hollandi see grupp tuli kõlastama, mis selle asja ära päästis. Weekend, Segakoor Noorus, tõesti oli nagu palju tegelasi. Niisiis, tänavune Jatskaar algas Mustpeade majas Veljo Tormise koorilauludega Segakoori Noorus esituses Raul Talmari dirigeerimisel. Jazzfestivali jaoks üsna ebahardik valik, eks ole? Ja siis kuulete kohe, kuidas punktikriitik Igor Karšnek silitab kuuldud kontserti kord päri, kord vastu karva. Ütleme nii, et norrakad tegid niinimetatud remixi asemel sisuliselt täiesti iseseisva elektromuusika kontserdi. Tõsi küll, nad kasutasid seal tõepoolest paari motiivi näiteks Tormise lauliku lapsepõlvest. Sellel on ju hästi meeldejääv meloodiakäik. Kuid kõigel muul polnud ei Tormise ega Noorusega suurt midagi pistmist. Aga huvitav oli see kõik ikka. Suurtes kõlarites kostuvad kosmilised kõlad, iselaadne elektrooniline kõlamaagia ja ambientlikud helipilved moodustasid siin Arve Hendrikseni trompetimängule põneva ja nõidusliku tausta. No see ikka päris lummas kohe. Oli nende dissoneeriv, sonoristik helikeel Jatskaare publiku jaoks ilmselgelt liiga akadeemiline. Sestap hakkas juba väsinud rahvas üha rohkem nihelema ja kontserdi ajal tasapisi ka ustest välja tilkuma. Igatahes tooliread hõrenesid täiesti märgatavalt. Kui nüüd lõpetuseks peaks keegi küsima, et mis sel kõigel, millest juttu tegime, ka džässiga pistmist oli, siis ega tegelikult suurt midagi polnudki. Samas on siiski hea tõdeda, et žanrilises mõttes on Jatskaar muutumas piiride üleseks festivaliks. Seal samas siis läks edasi need teised meie kontserdid, mis olid tõesti väga toredad, see Talvin Singh ja Niladri Kumar, eriti see Kumar, see noor virtuoos, et see oli vaimustav, tõesti vaimustav. Tere päevast, head inimesed! Tänane suur reede on väga eriliselt algamas siin Jatskaarel. Meile tulevad muusikud väga kaugelt, Niladri Kumar otse Indiast ja Talvin Singh Londonist. Ja Talvin Singh, niisiis tablamängija, visionäär, DJ, produtsent ja Niladri Kumar, 3., 5. põlve sitarimängija ja tal on üks väga eriline pill, mis ekstra tema jaoks tehtud, sitar. Talvin Singh ja Niladri Kumar. Thank you for the warm introduction. I think first time I played in Tallinn was at this jazz festival in 88. And of course I was a little boy. Please welcome one of the most finest musicians of the world, Niladri Kumar.
Thank you so much. Thank you, Camilo, for the sound, and Miguel Santos, Vinod Gadir, United Sound, and thank you all for coming. And I know there's incredible music here. Liibmann tegi workshopi ja siis see läks nagu, tegi workshopi ja siis mängis nendega. Oli nendest nüüd natukene üle, aga mis teha? Eesti Päevaleht viskas Dave Liebmanni kontserdil näppu. Liebmann säras ise ja lasi ka teistel särada ning oli soolosid, mille peale kiskusid näpud pigem heavy asendisse, kui läksid kaasa aplausiga. See Anna Buturlina oli siis Kirillil soovitatud, et tore lauljatar. Võib-olla, et oligi vene mõistes üsna tore, aga tal oli häälega probleeme, nii et enne ja pärast kontserti umbes 4-5 korda teda. See Urmas käis masseerimas ja mida tegemas talle moksat ja mis värke, aga tegi ta ikkagi oma 4 kontserti ära, kuigi tal hääl oli ära, aga ta on praegu seal mingites muusikalides peaosa mänginud ja vaatasin, praegu jälle olid mingid kontserdid, et vene filmimuusika või kuskilt ma vaatasin, aga järelikult neil nii väga palju jalaga neid segada ei ole Venemaal lauljaid, see on nii naljakas see, kui sega ei ole, eks. Спасибо. Tantsuliste ja klubimuusikahõnguga üritused ei olnud sellel korral tõmbavad. Esinejates ei olnud seda sära, nende muusikas puudus see energia, niisugune energia, mis jalad vastu pandamatult liikuma paneb ja alt ülespoole kerkides seejärel kogu keha vallutab. Tõesti väga silmapaistvat ei olnud, et see oli see viiuldaja Omar Puente, mille järel inimesed seal tõesti nagu ringi käisid ja mis ei olnud nagu halb, aga ta ei olnud ka jumal teab mis. Ja siis Luxemburg pakkus meile funky bändi, mis iseenesest ei olnud ka halb. Siin oli jälle ponnistus, et see ei läinud nagu korda ja need klubikad ei olnud ka nagu populaarsed. Peab ikka tuntud populaarne olema, siis tead, tullakse. Ja sellega koos oli siis Dana Leung Milk Jade, seda ma nägin siis Vimea festivalil vist ja see oli natukene klubikas ja see, kes mängib trombooni ja tšellot, et tegelikult on see väga vahva bänd. Take it down to the bridge one time. Thank you for your cooperation. Richard Bona mängis seekord suures Nokia kontserdisaalis. Tal oli uusi laule ja ka vanu lugusid, mida ta siin oli varem juba esitanud. Tallinn, what's going on? Ja tal oli kaasas ka vanu habemega nalju ja trikke. See oli meelelahutus ja show business. That's Estonia, right? I know! Erandraad oli väga armas. See, nii. Kontserdi lõpuloo laulis Richard Bona Maire Andradega koos.
Nemad kuulusid sama agentuuri alla ja nõnda oli see kui äritrikk, mis aitab edendada noorema muusiku karjääri. Anne Ermi raevukas armastus leiab Postimehe imetlust. Tundub, et kui tal tiimi ei oleks, siis teeks ta asja ise ära, raevu ja armastusega. Sellist kirge kohtab harva. – 2011. aasta Jätskara ajaks ilmus müügilettidele raamat Anne Ermist. Selle raamatu kirjutas Märt Treier, kelle teadvustaja häält kontserdidelt on selles sarjas olnud varem juba korduvalt kuulda. No loomulikult küsiti raamatu hiliskevad autorilt kommentaare ja selgitusi, nii nagu seda ikka tehakse. Ning järgnev ongi lõiguke raadiointervjuust Märdiga. Tema üritab kokku võtta Anne Ermi ja tema tegude ehk siis Jätskaare olemust. Anne on ka ise tunnistanud selles raamatus, et tegelikult saab ta loota ainult iseendale. On see valus, rõõmus, õnnelik või täiesti paratamatu tõdemus, seda ma ei oska öelda. Aga nii on ta öelnud ja omamoodi on see üks juhtmõte olnud, sest inimene, kes teab, et tal on midagi nii olulist teha ja ta teab, kui keeruline see tegelikult on seda saavutada, ta mõistab varem või hiljem, et päris samasuguseid kaasamõtlejaid ju palju ei ole. Nemad teevad ise oma suure asja, aga Anne ongi valmis olnud seda asja kõike üksi tegema ja ta mõistab, et kui tema on nõnda pühendunud, siis teistelt täpselt sama eeldada omamoodi ei ole võimalik. See tähendab paraku soolomarssi ja täielikku vastutuse võtmist. Aga kui palju on meis kõigis neid sarnaseid jooni, ma usun, et seda on just põnev otsida. Äripäev tunnustab laia joonega maitset. Jätskaar on suur sündmus väga laia muusikalise maitsega inimestele. Tänavune kava oli koostatud põhimõttel, et igaüks sealt endale midagi sobilikku leiaks. Aga muidugi see A ja O oli ikkagi Bobby McFerrin. Kui päris täpne olla, siis hulk aastaid tagasi oli McFerrin Eestis juba esinenud. Ta mängis oma trioga vabaõhukontserdi Pärnu Vallikäärus. Kuid Jätskaarele tuli ta ju esmakordselt ning vahepealsete aastatega oli kasvanud nii tema maine kui ka esinemishonorar. Anne Erm poetas sosinal ja mööda minnes muuseas vihje, et McFerrin oli Jätskaare senise ajaloo konkurentsitult kõige kulukam staar. No muidugi oli tema tõmbejõud väga suur. Suur Nokia saal oli tükk aega enne festivali algust juba välja müüdud. Akadeemias oli siis nagu workshop, mis oli, seal oli nii palju kui sinna mahtus mingi 80 inimest või oli, igaüks maksis mingi raha, sest ainuüksi workshopi eest küsiti 10 000. Ja see Nokia oli vist välja müüdud ja ma olin tõesti natukene pettunud, et ta seal üksinda laval on. Et ta ei ole mingi trioga, aga samas ta keeras ilusasti rahva ümber sõrme, et teist korda seda sama ei saaks nagu teha. Kõik need, mitte need, aga suures osas ilmselt need, kes workshopil olid, tulid talle siis lavale appi seda teist ja kolmandat tegema. Laulma, improviseerima, tantsima, mida iganes. Ja siis, kuna ilmselt musikaalsed inimesed olid saalis, siis mida nad siis laulsid kaasa? Ave Mariat või Ere Saal laulis kaasa? Üks, kes käis suure lava peal McFerriniga kaasa laulmas, oli Kadri Voorand. Tema oli päev varem osalenud ka tähtlaulja workshopil ja seepärast olidki nad juba nagu vanad tuttavad. No muidugi oli see workshop vaimustav kogemus. Kadri jagas seda vaimustust kuulajatega Klassikaraadio saates Helikaja. Ta musitseeris väga palju ka sellest workshopist osavõtnutega kui ka ise
esitas lugusid, see oli nagu poolenisti justkui nagu kontsert ka. Ja ta oli väga avatud küsimustele ja vastas hea meelega neile, et tal ei olnud niisugust kindlat plaani võib-olla, et ta teeb nüüd neid ja neid harjutusi. Mis oli nagu oodata, oli see, et ta pani muidugi kõik laulma ja temaga koos said ka mitmed osavõtjad just siis proovida improviseerida. Ta andiski võib-olla inspiratsiooni juba läbi selle, et oli nagu näha, et ta nagu elabki muusikas. Ja kõik pausid, kus keegi midagi ei küsinud või kus organiseeriti mingit järgmist harjutust või midagi, siis kõik pausid ta täitis sellega, et ta samal ajal juba improviseeris või laulis mingisugust lugu. Et sa nagu näed, kuidas inimene elabki nagu läbi muusika. Mis jäi nagu kajama, millega ta ka lõpetas oma workshopi, oli see, et ärge esinege, lihtsalt laulge. Et ka tema puhul on see, et ta läheb mitte show tegema nii-öelda, mis võib siiski tunduda, et ta läheb seda tegema, aga vähemasti tema sõnutsi. Ta läheb lavale laulma, musitseerima. Ja pärast lava taga oli ta ka väga armas see pilt, mis temast on tehtud, et minuga koos tuli talle tervitama, tere ütlema lava taha, Erkisen Tüür. Rainer või kes see tuli sinna nagu fotot tegema, Bobi pistis endale pirni suhu ja see pirniga suus pilt, see on nagu väga hea nagu. Ja see on väga nagu teistmoodi ja ise loomulik. Loomulikult oli see unistus, et ta käiksin korra ära. See oli siis teine kord, et Pärnus ta mängis ju trioga seal valikääruseks, jah. Aga ta on lihtsalt nii kallis, et oli ikkagi kallim kui praegu see Pat Metheny, jah. Hinnaklass on enam-vähem sama. Postimees torkas näpu festivali keskmesse. Tänavune Jatskaar avas oma aknad heale muusikale katsetuslike kontsertidega ja kulmineerus etnokõladega. Kuid 11-päevase festivali keskmes kõlas kvaliteetne akustiline nüüdisjazz, mida pakkusid selleaastane džässisaadik Dave Liebman ja European Jazz Orchestra. Ebu orkester oli, kusjuures tundusid need Raul Söödi lood palju paremad olevat, kui kes meil seal juhatas Jere Laukanen. See oli nagu Margus Pardanini poolt nii üles kiidetud. Nojah, me ei oleks muidu siia saanud, et see üks päev kuidagi üle elada ja teine päev oli siis Soomes, et siis seda orkestrit nagu jagadi, ja siis oli. Anne Ermi jutust vilksas Ebu orkestriga seoses Raul Söödi nimi. Asjalood olid sellised, et Sööt oli kirjutanud peaaegu poole selle kirjult rahvusvahelise noorteorkestri turnee repertuaarist. Kui see tegu panna kaaludele, siis oli arvatavasti tegemist eestlasele rahvusvahelises mastaabis kõige kaalukama teoga. Või kui soovite, siis oli see seeme, mis pandi sel hetkel kasvama viljakasse pinnasesse. Sest eeldades, et noorteorkestris mängisid tulevikulootused, pidi igale mängijale Raul Söödi nimi ja heli ajukurdude vahele kinni jääma. Ka Sööt ise oli aastaid tagasi selles orkestris saanud esimese rahvusvahelise mängukogemuse. Tõtt-öelda ma olen ise ju selles koosseisus ka mänginud 98. aastal. Ja siis oli see samamoodi rahvusvaheline koosseis, igalt maalt oli üks muusik kutsutud ja see traditsioon on nüüd kestnud, ma ei teagi täpselt kui pikka aega, aga enne seda 98. oli see igatahes juba käimas olev projekt. Ja sellisel kujul jah, ongi ta toiminud, aga kuna see koosseis on iga aasta uus ja iga muusik saab seal Big Bandi ridades osaleda põhimõtteliselt korra elus, siis see on alati uus ja värske ja muusika kirjutatakse spetsiaalselt
sellele koosseisule ja see aasta olen siis üks nendest kirjutajatest mina. See oli katke Raul Söödi kontserdieelsest intervjuust Klassika raadios. Siis ei teadnud veel keegi, et selle kontserdi üheks erksaks kulminatsiooniks kujuneb lugu, mille Sööt tegi ekstra silmas pidades bassist Peedu Kassi. Tema esindas orkestris Eestit. Veel üks nii-öelda ajalooline helikatke raadioeetrist aastal 2011. Saates Helikaja räägib Ivo Heinla. Tõsi küll, kontrabassi soolosid jätkus kontserti ainult üks ja konkreetselt siis Raul Söödi kirjutatud loo kompositsiooni Jäälõhkuja poeg raames, kus tõesti silmette kerkisid visuaalsed pildid talvisest Eestist, merest ja ka kuulda oli nii jäälõhkuja mürinat kui kajakate huilgeid selles võrratus bassisoolos. Mis mõjutab muusikat, mida Raul Sööt loob? Tema selgitus. Ma olen nagu sellest põlvkonnast, kus päris arvutitega üles ei kasvatud, aga viimased 20 aastat on meie kõigi jaoks olnud see kättesaadav. Ja seetõttu ka nende mõjutuste spekter on täpselt sama lõputu ja sama kirju kui see kõigil inimestel maailmas tegelikult. Aga jah, mina näen nagu, et minu taust on olnud algusest peale ikkagi kirju. Aga kompositsiooni puhul, ma ütlen ausalt, minu lood saavad alguse mitte millestki. Ja sealt siis tuleb see, mis läbi minu tuleb. See on see, kuidas mina asju näen. Jätskar korraldas lastekontserte juba 90. alguses. Eri vormides ja ebaühtlase aktiivsusega kandus see tegevus või siis ka traditsioon edasi aasta-aastalt. Viimastel aastatel on lastekontserdidel mänginud ka saksofonist Siim Aimla. Tema siis nüüd selgitabki edasi, mida ta selles tegevuses näeb erilist. Lastega on see hea pool või viga, et nad on täitsa ausad. Et neid lollitada õnneks ei saa. Suuri inimesi saab väga lihtsalt lollitada. Suured inimesed tavaliselt on väga viisakad kõik ja liiga viisakad ja ma heidan alati ette meie publikule ka seda, et nad ei julge öelda, kui neile miski ei meeldi. Mulle isegi meeldiks vahel, kas või minu enda mõnel kontserdil, mis ei õnnestu nii hästi. Et ma ei tea, kas kolistataks või mindaks ära või minu poolest visake kas või tomatitega, aga mulle see meeldiks. Sest et siis ma saaks aru, et kui teinekord plaksutavad ja kõik on vaimustus, et siis ma saan aru, et midagi on hästi. Aga kui pärast iga kontserti sisuliselt publik on püsti plaksutamas ja ma saan aru, et tegelikult see ei olnud võib-olla kõige õnnestunum või see on ka muidugi kahe otsaga asi, et miks peaks inimestelt seda vaimustust ära võtma. Aga vahel on tunne, et nagu kohustuslik on, et piinen selle kontserdi lõpuni ja mis tahes stiili tehes, ükskõik kas see on nagu hardcore free jazz või on see Dixieland või see on swing, kui see on väga hästi tehtud, siis sul ei ole mitte mingisugust eeltööd vaja selleks. Lapsi ei ole õnneks võimalik lollitada. Loomulikult peab lastele mängima natuke teistsugust muusikat, peab arvestama sellega, et nende keskendumisvõime on natukene väiksem. Aga vahel piisab sellest, kui pöörata laste kontserdil tähelepanu mingile asjale, mida nad võiksid kuulata, või et mängida väga selge karakteriga lugusid ja see nagu natukene ka lahti seletada, et kuidas see asi käib. Ja loomulikult laste kontserdil oleks ju viisakas või väga tore, kui saaks natukene ka lapsi kaasata. Kas või mingite väga väikeste asjadega, kas või nipsutamiste, plaksutamistega või kuidagi muud moodi kaasa lauldes. Kultuuripealinn käis lastekontserdil. Eriliselt päikseline ja südamlik oli Jätskare päev 7. Kadrioru muuseumis. Muusikud andsid kokku 10 toredat kontserti, kus kuulamist jagus nii lastele kui vanematele. Aastal 2011 oleks saanud tähistada ka üht teistmoodi tähtpäeva. Möödus 15 aastat esimesest jõulujätsust. Sellel hakkasid riburada pidi järgnema kevad, suve, sügis ja talvedžässid,
mis tähendas, et Jätskar toimus tegelikult aastaringselt. Festival igal kevadel oli pärast seda rohkem kui kirss suurel tordil. Sestap siis ka järgnev osutus Anne Ermilt ühele sündmusele, mis toimus tegelikult pärast 2011. aasta Jätskaart, kuid ometi nagu kuulus selle juurde. Don't worry, be happy, siis oli veel sügisel oli see, et selle 2011 raames tuli see Django Bates ja tegi siin noortega orkestrit. See oli väga tore muusika ka Vene Kultuurikeskuses ja siis ta ütles, et see oli nagu EMTA parimatest noortest muusikutest kokku pandud. Ja Django Bates ütles, et nad mängivad paremini kui professionaalsed orkestrid, sest tõelise kirega ja nii edasi. Jääb üle vaid loota, et Jätskaar ka edaspidi ikka jälle pakub selliseid põratuid hetki ja sündmusi, mille kohta võiks öelda, et need tõesti toimuvad just siin ja praegu ja on ainukordsed, sest tihtipeale suurte staaride ansamblid vormistavad kontserte pikkadel tuuridel teatud rutiiniga, kuid kindlasti on oluline, et just sedasama rutiini ei tekiks ja alati kõik oleks uudne ja sellel Jätskaarel on väga palju olnud juba sellist, mis on tõesti väga värske ja uudne. Eesti Päevalehele viirastus kõikjal Jätskaar. 11 päeva väldanud festivali jooksul oli muusikuid näha musitseerimas tänavatel, väljakutel, parkides, trammides laulukaare all. Üks põnevamaid aktsioone oli Linnaruumi projekt läks põlema. Suur tuleetendus, kus mängiti põlevate pillidega. Aasta 2011. Kuulsite 22 saadet sarjast Jätskaar 25.